No terekest! Me oleme minu sünnipäevareisil Filipiinidel. Täna on reisi 4. päev. Me jõudsime siia 11. veebruaril. Alustasime oma reisi 10. veebruaril Austraaliast, Perdist. Ja me lendasime siis Perdist kõigepealt Singapuri ja siis Singapurist Cebusse. Põhimõtteliselt teisel päeval siis me läksime ühele Whale Sharki tuurile, kus siis me käisime ühe saare peal, mingi Sumilon Island oli see vist äkki, ja me saime seal snorkeldama minna. See olid väga ilusad vaated. Ja siis me käisime veel ühe waterfalli juures, mis oli ka väga ilus. Vett tuli sealt küll üsna vähe, aga seal oli näiteks väike siuke puulikene, kus olid kalad, kes olid nagu need spa-kalad, et sa paned jalad sinna vette ja siis nad tulevad ja näksivad su varbaid. Ja siis selle tuuri põhi eesmärk oli siis minna Whale Sharkidega snorkeldama, aga see oli nii veidalt kokku pandud tuur, selles mõttes, et meie poolt olid ju kõik asjad makstud ja me teadsime, et me lähme sellele tuurile, me lähme Whale Sharkidega ujuma, snorkeldama. Ja siis, kui me selle giidiga kohtusime, siis esimene samm, mis me siis päeval tegime, oli see, et me võtsime järjekorra numbri sealt selle Whale Sharkide tuuri kohast siis. Ja see järjekorra number oli tegelikult see number, millega sa siis saad alles nagu seda snorkeldamispiletit osta. Ehk siis see pilet nagu ei olnudki nende poolt veel ostet. Lõpuks me tegimegi kõik need ülejäänud selle tuuri asjad ära, sest me lihtsalt olime järjekorras mingi 294 ja lootes, et kui me kõik ülejäänud asjad ära teeme, siis me oleme juba järjekorras nii palju edasi saanud, et me saame siis nagu minna ja need piletid osta ja sellele tuurile minna. Ja siis pärast kõiki neid muid tegevusi, siis me veel istusime seal, see oli nagu selline ooteala, istusime seal ja ootasime, et meie giid saaks siis meile neid piletid osta. Ja lõpuks oli nii, et seal ise hakkas nagu vahepeal vihma sadama ja lained olid mega suured ja siis tegelikult see pandi kõik kinni, et ei saa enam piletit osta, ei saa enam ei saa nagu sinna ujuma minna ega midagi enam teha. Ja siis tüdruk oligi nagu, et siis saate refundi ja ma saan aru, kui see ongi selline asi, et mis iganes ilmastikuolud on või neid maalasid ei ole või mingi selline asi, mis ei sõltu üldse nagu inimestest või selle tuuri korraldajatest. Aga me oleme raha ära maksnud ja see tähendab seda, et meil on broneering tehtud juba nädal aega enne seda tuuri ja siis ei saa sinna tuurile. Ma nägin Tauri vaatas kunagi YouTube'i videost
kus ühed käisid siis nagu sellel vaalatuuril ja ma juba siis ütlesin Taarile, et ma ei taha minna sinna, sest seal oli nii palju inimesi ja nagu päriselus seal oligi ka nii palju inimesi ja nagu see ei tundunud üldse nagu sihuke naturaalne. Ja kui me seal näiteks snorgeldamas ka käisime, siis see giid, kes meid seal vees nagu juhatas, et siin snorgeldada või ma ei tea, mingi sinna, siis nagu ta söötis neid kalu, et wow, siin on nii palju kalu. Aga nagu kui sa viskadki mingid saiakubikuid, siis seal ongi palju kalu. Nii et põhimõtteliselt nende whale sharkidega oli vist nagu sama. Et nagu, miks nad muidu peaks olema seal ühes kohas. Ja see oli nagu, ma panen siia GoPro klipid, kus on nagu näha, et see oli lihtsalt kaldal nii lähedal ja nagu võib-olla, et isegi on hea, et seda ei juhtu. Me tulime vaalatuurile ja meil on kõik makstud, meil on kõik broneeritud, aga siis me peame siin mingi terve päeva ootama järjekorras, et saaks oma pileti. Ja siis saab minna ujuma sinna samasse, sinna, kuhu saaks põhimõtteliselt kaldalt ujuda, aga ei, sa pead võtma päästevesti, minema paati ja siis paadiga sõitma sinna, seal on mingi 100 meetrit ja nad on juba seal vees. Täielik skämm. Taldrik. Siis eile oli täielikult selline nagu trippimise päev, sest me siis tahtsime sealt Oslobist saada siis siia maalpooli. Guugeldades siis me leidsime, et siin sõidavad liinibussid, aga mingid piletid ega midagi osta ette ei saa, mingid timetable'id, midagi sellist ei ole, nii et nagu TripAdvisorist keegi kunagi paar aastat tagasi oli küsinud täpselt sellist küsimust, et nad tahavad minna Oslobist maalpooli, et kuidas saab. Ja siis keegi oli selle kirjutanud, et umbes sealt tänava pealt 7-Eleveni eest, sealt läheb buss, mis iganes see bussifirma oli. Ja et umbes, et ei ole vaja muretseda, et kõik võetakse peale, et nagu bussijuhid pigem nagu just tahavad, et nagu kõik saaks peale, et saaks nagu raha. Ja et on 2 varianti, kas on nagu Airconiga buss või siis ilma Airconita. Ja siis me läksimegi ja ootasime seal 7-Eleveni ees, siis seal oli mingi turvamees, kes siis küsis, kuhu me tahame minna ja siis ütlesin, et me tahame minna Batoosse, et et põhimõtteliselt kõigepealt siis peab minema Oslobist Batoosse ja siis Batoos ootad ja siis saad Batoost minna bussi peale maalpooli. Ja siis ta oli nagu mingi, et jah, et iga 30 minuti tagant läheb buss. Ja siis me vist ootasimegi seal mingi 30 minutit, siis tuli buss, põhimõtteliselt läksid tee äärde, hääldasid, õnneks oli teisi kohalikke veel ja turiste, kes nagu tahtsid sinna bussi peale minna. Siis läksid bussi peale, siis istusid bussi ja siis seal oli nagu eraldi piletimüüja bussis sees, siis, kes tuli ja müüs sulle pileti. Siis me jõudsime Batoosse mingi suht kiirelt isegi, võib-olla mingi 20-30 minta sõitsime. Ja siis seal Batoos oli täiesti mingi random katutalune, mis siis oli nii-öelda nagu bussijaam, bussipeatus. Ja siis niimoodi kuskilt kuuled, et okei, me vist oleme õiges kohas, jah, siit vist läheb sinna maalpooli buss. Ja siis me ootasime seal mingi äkki pool tundi. Ja siis tuli buss, mis oli ilma Airconita, aga minu arust see oli isegi mõnusam buss, sellepärast et aknad olid kõik pärani lahti ja me istusime akna all
ja me elame siis sellises nagu resortis. Siin on suur bassein ja siin on väikesed siuksed nagu aiamajakesed ja see on kohe oceani ääres. Ja täna on siis 14. veebruar, minu sünnipäev, sõbrapäev, aga who cares about that. Ja me siis ärkasime täna hommikul ka suht vara 6:30 ja me läksime scuba divima. See on siis esimest korda, kui me mõlemad Tooriga nagu sukelduma lähme. Sest et kui me seal sukeldusime või ujusime, siis nagu seal, ma ei tea, mitme meetri sügavused, see oli vist mingi 5 meetri sügavused seal vahepeal. Siis nagu kui sa vaatasid nagu üles, siis nagu seal olid kõik inimesed, kes siis nagu snorgeldasid ja need olid kuidagi nagu nii vee peal, või noh, nad olidki vee peal, aga nagu sealt ei näinud minu arust üldse nii lähedalt, kui meie siis nagu sukeldus nägime. Me nägime ühte suurt kilpkonna ja igast muid väikseid kalakesi ja seal on päris ilusad korallid ka. Põhisukeldumine oli siis veel ühe eraldi saare juures, kuhu me siis läksime paadiga ja siis seal vahepeal vist isegi ütles, et me käisime vist nagu 10 meetri sügavusel. Ja see oli täiega lahe kogemus, nagu me käime Tooriga väga palju snorgeldamas ja nagu snorgeldades siis nagu sukelduda on minu arust nagu natuke raske, sest mul ei ole kopsumaht väga suur ja nagu iga kord kõrvad hakkavad kohe valutama. Aga nüüd siis nagu selle ballooniga sukeldudes oli nii lihtne nagu kogu aeg neelatada niimoodi, et nagu kõrvad ei läinud lukku ja noh, põhimõtteliselt täpselt samasugune tunne nagu lennukis, et kõrvad lähevad nagu lukku mingi aja peale ja siis sa nagu neelatad ja siis on jälle kõik nagu lahti. Nii huvitav tunne nagu see, et kui sa lihtsalt nagu, sul on see hapnikumask ees ja siis sa lihtsalt lased ennast täiesti lõdvaks ja sa lihtsalt hingad ja sa oled nii sügaval vees ja siis noh, meil oli nagu siis nagu see tuurigiid, mõlema oli siis nagu tuurigiid niimoodi, et nagu põhimõtteliselt nagu lihtsalt hoidsid meist kinni, me pidime lihtsalt ujuma ja hingama. Seda öeldi meile alguses ja täpselt nii see oligi. Ja siis nad nagu vahepeal näitasid meile, et vaata sinna, et seal on midagi. Ja siis me nägime sea snake'i, ma nägin veel ühte kilpkonna ja nii palju lahedaid värvilisi kalakesi ja selline mõnus nagu sein oli ees, kus sai nagu igast koralle ja väikseid kalakesi ja asju vaadata.
siin elu on väga sarnane kaos nagu Tais ja Balil, aga midagi on siin nagu rohkem tsiviliseeritud, ma pole päris kindel, mis, aga mingi asi tekitab sellist tunnet. Enamus maksmine toimub igal pool sularahas, jah, kuskil McDonaldsis ja nagu asustatud kohtades saab kaardiga maksta, aga väga palju on sularaha. Liiklus tundub siin palju mõnusam olevat, et on isegi valgusfoorid ja valgusfooridest peetakse kinni ja siin on liiklus samapidi, mis Eestis. Ja nüüd siis kuni õhtusöögini lebotame siin puuli ääres ja ei tee mitte midagi. Minu jaoks on see kõige raskem. Ma ei oska üldse niimoodi olla, et ma ei tee mitte midagi, aga ma olen juba natuke varem selles. Viimane kord, kui me siis nägime niimoodi face to face, oli siis meie selles eelmises ööbimiskohas Kasai Resortis ja siis tollel õhtul me läksime minu sünnipäeva tähistama. Me käisime siis seal kohalikus linnas söömas ja kokteile joomas. Järgmisel päeval me sõitsime siis bussiga Cebu Citysse. See bussiga trippimine, see on ikka suht karm siin selles mõttes, et jah, väga pikk maa. Tegelikult maa ei olegi väga pikk. See oli mingi 70 kilomeetrit, aga ta sõitis mingi 3 tundi. Järgmisel päeval me läksime järjekordsele paadituurile, mis ma ei tea üldse, kas siin kostub midagi, ma pean korra kuulama. See paadituur siis viis meid ühele saarele. Siis me läksime Filipiinide kõige vanema kiriku juurde. Terve tee siis giid rääkis igast põnevaid asju Filipiinide kohta ja üldse selle saare kohta. Ja see giid oli üldse väga lahe, sellepärast et nagu seal tuuril ei tekkinud mitte ühtegi küsimust kordagi, sest ta lihtsalt rääkis juba kõik asjad ära ise ja ta seletas alati väga hästi kõik asju, et nüüd me teeme seda, nüüd me läheme sinna, te oodake nüüd siin ja see oli siuke õige klassi ekskursiooni vaime, et ei pidanud nagu ise mitte midagi mõtlema. Siis lõunaks me läksime ühe ka nagu praami peale, kus siis peal oli restoran. Või noh, see põhimõtteliselt oligi nagu laevarestoran, nagu terve laev oli restoran paadis, mida iganes. Ja seal siis oli all you can eat buffet ja see praam siis sõitis seal ühe ilusa jõe peal, mis oli selline emerald roheline ja väga mõnus džungel oli seal ümberringi. Siis vahepeal me käisime, mul on nüüd järjekorrad sassis, aga siis me vahepeal käisime ühes mingis nagu loomapargis. Või noh, see ei olnud nagu mingi loomaaed või midagi sellist, sest see oli nagu keset džunglit ja seal siis elasid need sellised väiksed ahvikesed, tarsieerid ja tegelikult nad ei ole üldse ahvikesed. Nad on lihtsalt mingid, mis
mis iganes. Ma panen jälle siia seletuse, mis loomad need on. Sellest otsetõlkes nad olid mingi kõndlased või ma ei tea, mis ja siis siin Filipiinidel on teemaks selline asi nagu kukevoks ja igal pool, kui ringi sõidame, siis on näha, kuidas on sellised nagu kukekasvatused ja siin kuked elavad niimoodi, et neil on nöör ümber jala ja nad elavad kitkis lihtsalt. Ja siis lambist seal samas majapidamises kohe, kui me sinna jõudsime, see oli 2 kilpkonna ja nad olid täpselt samamoodi kitkis nagu nööri otsas. Laupäeva hommikul me käisime veel jalutamas, käisime mingit kuju vaatamas ja käisime hotellis hommikusööki söömas ja siis me läksime lennujaama ja lendasime uuele saarele. Selle saare nimi on Puerto Princesa.